tere, Lauri! Tere, Kristo! Täna räägime kahekesi. Täna räägime kahekesi. Sa valmistasid mõned teemad ette. Kust otsast me alustame? Ja ma valmistasin mõned teemad ette. Selles mõttes, et ma aeg-ajalt märkan huvitavaid asju, mida tahaks jagada, aga mis ei ole päris sellised, et lähen postitan LinkedIni. Ja siis ma mõtlesin, et ma jagan sinuga ja siis nii-öelda internetiga. No ja muidugi pärast ma postitan LinkedIni, aga see on vähemalt jutu kujul. Esimene, või mul on nagu väiksemaid asju hulgi. Vaatasin just oma seda LHV internetipanka ja ma olen kunagi varem postitanud selle kohta, et see näitab nii-öelda neid e-arvete mingeid kokkuvõtteid nagu kuude kohta. Ja siis ma umbes iga kuu keskel korra vaatan sinna, et see on see aeg, kui need eelmise kuu arved on kõik makstud. Ja siis ma sattusin jälle segadusse, et märts on nagu nii väike ja veebruar on nagu nii suur. Ja siis jõudis kohale, et see lahendus seal taustal kuidagi saab aru, et millise kuu kohta see arve käib. Ehk siis, et kui ma saan märtsis veebruarikuu elektriarve ja maksan seda ka märtsis või automaatselt läheb kontolt maha, et siis see näitab seda veebruarisse. Et lõppkokkuvõttes on ikka sama summa raha. Arve kuupäeva järgi. Just. Aga mingi Costco kindlustus vist, mida makstakse ette, et siis see näitab nagu märtsisse ennast. Et nüüd ma lõpuks sain aru sellest andmete visualisatsioonist seal taustal. Kas sul on põhimõttelist huvi pärast küsin, et kas sa oled kõik arved endal pannud nende e-arvetega või maksad mingeid asju käsitsi või kuidas sul? Nii palju, kui ma olen võimalik, olen pannud e-arvetega, aga mingid lastetrennid, neid peab käsitsi maksma. Abikaasa maksab ühte trenni ja mina maksan teist trenni. Ja siis on veel, mul ongi see trenn ja siis üks mingisugune 350, mida ma iga kuu maksan kuskile. Meil on renditud minu vanemate jaoks mingisugune asi kuskilt. Et seda ma siis maksan ka käsitsi. Nad ei esita e-arveid. Aga ülejäänud ma ikka eelistan, et kõik automaatselt läheb. Sa ise teed samamoodi? Mul millegipärast, mul ei ole pigem niimoodi just. Mulle küll tulevad need e-arved, aga ma ei ole pannud, et nad automaatselt maksaks neid vähemasti ja paljudes kohtades ka ei tule või siis ma ei ole viitsinud seda seadistada, et ma teen niimoodi, et ma kord kuus tavaliselt mingi 10.–15. kuupäeva paiku maksan kõik arved lihtsalt korraga ära, et võtan selline pool tundi kuni tund aega, et ma ei hoia kontol ka võib-olla lihtsalt seda raha valmis millegipärast niimoodi. Et siis on nagu, saab hoiuselt välja võtta just selleks ajaks, kui on vaja mingi summa maksta. Aga ma ei tea, kas ja miks ma nii teen, aga mulle tundub, et mul on endal rohkem kontrolli, sest siis ma näen nagu iga kuu seda, ma nagu rohkem tajun seda, et kui palju ma päriselt maksin mingi asja eest. Minu jaoks on suhteliselt tüütu niimoodi teha ja ma seda tüütust kogen, et mul on ka oma OÜ ja mul on see laurikoobas.com, kus on WordPress ja Google Workspace, eks ma maksan mingisugune 6.90 ja 6.80 iga kuu 2 korda käsitsi ja siis ma panen seda sinna e-arveldajasse ja see on niisugune suht tüütu. Et mul on nagu mitu kalendri meeldetuletust, sellepärast et iga kord ma ei suuda ennast viia sinna 3. kuupäeval selleni, et seda ära teha. Aga seal, kui jällegi enne 10. ära ei tee ja ära ei esita midagi, siis hakatakse jalaga lööma riigi poolt ja Ehk siis nii-öelda eraelus ma olen automatiseerinud selle poole nii palju ära, kui võimalik on. Jep. Nojah, eks aega säästab. Nii. Teine teema, ma millalgi avastasin sellise uudiskirja ja need teemad ei ole omavahel väga kuidagi seotud peale selle, et andmeteemad. On selline uudiskirja nagu TLDR. Sa tead, mida see akronym tähendab? Too long didn't read. Ja nad alustasid Covidi alguses umbes mingi uudiskirjaga, et mingid suuremad uudised sinna, aga see ongi
pealkirjad ja siis lingid ja igas kord päevas tuleb meil, kus on mingi 10 linki. Ja siis neil läks see nagu, ma arvan, et seal taga on üks tüüp või vähemalt alguses oli. See läks nagu särinal vedama ja praegu ma vaatasin, on mingi üle 1 miljoni on neil subscribereid. Ja siis nad kiiresti laienesid, et seal on mingi üle 10 on startups and tech, web development, AI, infosec, product management ja muid taolisi asju. Ja siis neil on ka eraldi data osa tulemas, et nad siin viimane paar nädalat just värbasid. Mingisuguse uudiskirja all oli see, et kui sa tahad data osaga tegeleda, et siis anna meile teada. Et siis nad loodetavasti leidsid endale kellegi ja siis hakkab äkki igapäevast sellist data news'i ka tulema. Okei. See väga huvitav, võib-olla peaks hakkama jälgima. Anna sellest märku vähemasti mulle, kui mitte LinkedInile ja seepärast nad nagu inimestele. Mingeid asju katavad techi ja AI juures, aga ju siis leiti, et vajadus on ka nagu eraldi data sektsiooni järele. Tundub igatahes huvitav allikas. Siis korra nagu enda naba vaatamist ka, et me korraldame jätkuvalt seda konverentsi, mis sügisel tuleb. 29. september on opening day, Tallinn Data Week. Ja siis me oleme... Kuupäev on paigas siis. Kuupäev on paigas. Ja koht on ka paigas. Ja varsti saavad visuaalid ka paika, nii et siis me paneme korraga kõik avalikuks. Et see on selline hullamine olnud. Aga kuhu me oleme vahepeal programmiga jõudnud, on see, et kuidas seda siis struktureerida. Ja siis me lõpuks jõudsime sinna, et me struktureerime seda niimoodi, et esmaspäeval on see avapäev, mis on siis konverentsi keskuses, kus on loodetavasti 300-500 inimest. Ja siis järgnevad päevad on nii-öelda erinevate teemade kaupa, aga mitte täispäev, vaid iga päev on sellist 3 lühemat üritust, et enne lõunat, peale lõunat ja õhtul. Ja siis tundus oluline seda kuidagi struktureerida, mitte lihtsalt nagu suvalisi asju teha. Ja siis me leppisime kokku, et me struktureerime seda niimoodi, et teisipäev on siis data engineering, kolmapäev on data analytics, neljapäev on data science ja reede data management, võib-olla data business, ehk siis muud teemad. Ja siis reede õhtul teeme ka sellise lõpuürituse. Ja praegu tegeleme sellega, et seal on üks võimalus läheneda on see, et lihtsalt võtta kõik need ettevõtted, kes tahavad kuidagi seotud olla sellega ja siis üritada neile mingi teema leida. Aga selle tulemus on ilmselt see, et meil on siis ma ei tea, 9 sessiooni 11 on erinevad teenuspakkujad. Ja siis meil on, mitte et see iseenesest halb oleks, aga meie teemade valik võib nagu lähenemine võib nagu ühekülgseks jääda. Et siis me praegu tegeleme hoopis teiselt poolt, et me planeerime neid sessioone, et mis teemad võiksid millistel päevadel olla ja siis siis me saame nii-öelda potentsiaalsetele sponsoritele välja pakkuda, et kuulge, et meil on selline esineja või esinejad, selline teema. Sa saad siis valida endale näiteks 4 päeval ühe neist 3 ajast ja sinna siis omalt poolt kedagi juurde lisada. Selline plaan on praegu. Kuidas tundub? Kõlab hästi. Peaaegu tekib selline tunne, et tahaks juba, et sügis oleks käes. No veel ei taha, aga jah, selles mõttes, et teha on nagu väga palju veel. Selle käigus soovituste kaudu avastasin sellise ettevõtte, kes aitab selliseid üritusi teha. Ilmselgelt on ju, et on konverentsi korraldajaid, aga on olemas ka selline pisikene firma Eestis, kes teeb just nagu konverentsi korraldajatele tarkvara, online expo.
Tallinnas a la mingi 5-6 meest teevad juba, ma ei tea, mingisugune 10 või 15 aastat. Ja neil on ka päris selline andmepõhine värk ja nad on päris kaugele jõudnud oma ehitamisega. Ei ole veel kindel, et kas see meie eelarvesse mahub selle kasutamine, aga ma rääkisin nendega ja sealt tuli siis välja jah, okei, et kui me teeme avapäeva, siis me tahame sinna registreerimist ja siis me teeme lõpupäeva ja 11 alamüritust. Okei, et noh, kuidagi peab see logistika paika saama, et kas me siis teeme, ma ei tea, 13 erinevat sündmust Fientas või noh, selliseid. Et siis mulle jõudis kohale, et jah, et praegu on nagu suur pilt, et me teeme seda programmi ja on tore, aga siis on vaja jõuda detailideni, on ju, et kes kus teeb, kuidas sinna registreeritakse, kuidas me siis koha peal aru saame, et kes kohale tuli registreerimata ja kes registreerinutest ei jõudnud kohale ja nii edasi ja nii edasi, et see saab huvitav olema, et veel on aega, aga nii-öelda see, kuidas see, vaata üks asi on see known unknowns ja unknown unknowns, et asju, millest me ei tea, et me ei tea, neid jääb vähemaks ja palju asju on tekkinud, mille kohta me teame, et sellest me ei tea veel midagi. See on mõnevõrra hirmutav, aga vast saame hakkama. See on nii tore. Ma arvan, et no hakkama saate nagunii, on ju. Minu meelest lahe on see, et vaata, kui te olete selle ära teinud, siis tõenäoliselt järgmistel kordadel on nii palju nagu kohti juba, kus on seda enesekindlust rohkem, et see on selline põnev võimas areng, ma usun, mis siin lähima poole aasta jooksul siis saab tulema sulle ja teistele korraldajatele. Noh, nagu me hakkasime seda podcasti tegema, et paar korda istusime samas ruumis ja lõpuks ikkagi suutsime salvestada niimoodi, et mõlemad vaatasid nagu vasakule. Et siis pärast sai seda mudida, aga me ei mõelnudki nagu koha peal välja, et mis see õige viis on, et me saaks füüsiliselt ruumis istudes üksteisele otsa vaadata ja video ka pärast normaalne jääks. Ja. Aga kuidas teil, kas hetkel nüüd kuupäevad on paigas, koht on paigas sellel peaüritusel või see avaüritusel, kas lõpuüritusel on ka juba koht paigas, kas esinejate kohta on midagi või seal ei taha veel jagada ja millal üldse, ma küsin jälle, mulle meeldib kokku panna kõik palju küsimusi ja millal sa ütlesid, et varsti tulevad nagu need reklaammaterjalid ja asjad välja, et millal siis nii-öelda selline avalikum avapauk saab olema? Siis, kui me valmis saame sellega. Okay. Meil tähtaega ei ole, et töö käib niivõrd kuivõrd nagu päris töö ja pere kõrvalt jõuab sellega. Meiega 2 nädala tagant saame kas online'is või füüsiliselt kokku ja siis nagu trügime edasi. Et meil läks mõningane aeg selle peale, et see idee ja programm paika saada. Nii. Aga mingisugust lehekülge või uudiskirja hetkel veel ei ole, kus jälgida saab, kust kaudu need uudised teated jõuaks? Veel ei ole, selles mõttes, et mingi 2-lauseline tallinndataweek.ee on olemas, aga see umbes suunab LinkedIni ja seal ei ole ka mingit jooksvat infot ühesõnaga me praegu veel ei publitseeri. Aga varsti, kindlasti lähema kuu jooksul. Okei, jah, see on juba hea info. Ma mõtlengi seda, et selle sama Helsingi Data Weekiga oli see, et mul kuskilt jäi see silma ja neil oli ka suhteliselt vähe infot, see oli, ma arvan, umbes täpselt aasta tagasi, aga neil oligi see, et pane oma email kirja ja mingi 2-3 kuud oli vaikus ja siis millalgi suvel tuli see, et umbes see on küll variant, hakata registreerima või mis iganes info. Jep, see on küll variant. Jep, selle saab ära teha enne kui... Minul... Nii. Võrreldes teiste inimestega on minul see eelis, et ma räägin sinuga peaaegu iga nädal, et siis ma kuulen neid uudiseid ja olen kursis, aga kui ma sinuga ei saaks rääkida, siis ma tahaks kuskilt kaudu võib-olla panna lihtsalt selle kirja, et mulle tuleb see info siis, kui midagi saab selgemaks. Jep, nõus. Okei, aga väga tore, jõudu. Tänud.
Järgmine teema. Eestis on selline ettevõte nagu Modash või Modash. Oled kuulnud, tead, mis nad teevad? See on, kas see on see sama, mida sa vist jagasid? Ega ma jagasin sulle ja mina ise nendest varem ei olnud kuulnud. Nad tegelevad creator economy'ga. Ja creator economy on siis see, et ettevõtted nii-öelda reklaampinna ostjad ja potentsiaalsed müüjad saaksid omavahel kokku. Miks see on oluline? Või teoorias ühelt poolt on see oluline, kuna me oleme ka siin creatorid oma 50 subscriberiga YouTube'is, aga selles mõttes me oma kanalit ei rahasta. Aga nad on väga andmepõhised ja neil on oma lehel modash.io on eraldi andmete alamleht ja siis nad väga tagasihoidlikult ütlevad siin ära, et nad koguvad kõik avalikud creatorite profiilid mitu korda kuus ja sinna kuuluvat infot ja nad koguvad Instagramist ja kuskilt veel LinkedInist mitte. Ja siis voilà, 250 miljonit nii-öelda profiili on nende süsteemis otsitavad. See tundub nagu päris suur tükk andmeid. See on see, miks see nende asi mulle silma jäi. Tegemist on Eesti ettevõttega. 2 Eesti poissi on selle asutanud juba 7 aastat tagasi ja siis vaikselt nokitsenud selle kallal. Ja nad värbavad data engineer'e aktiivselt, mis kõlab täitsa loogiliselt. Et kui sa käidki nii-öelda korjad seda infot kokku nagu kümnetes ja sadades miljonites ühikutes ja neid andmepunkte iga selle kroolimise peale on nagu miljardites ilmselt. Kuna nad ütlevad, et üle veerand miljardi profiili, aga iga profiili puhul on nagu neid andmevälju ja andmepunkte ilmselt palju. Et siis see on nagu päris põnev tehniline challenge. Kas sa tead, kas ja kuidas nad erinevad, on selline ettevõte nagu Promoti või Promoti, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Olen kuulnud. Sest seal töötas Marelle Ellen, kes on minu kunagine töökaaslane meediaagentuurist ja minu meelest ta kas enam-vähem kohe pärast seda meediaagentuuri vist selle oli kuidagi sattus ka selle ettevõtte juurde ja minu meelest nad tegid suhteliselt sarnast asja, et Jep. Miks ma seda tean, on see, et viimane uudis Promoti lehel on see, et Modash ostis nad ära. Hea lihtne vastus. Selge. Ja. Või nad ühinesid something, aga see lause on see, et Promoti on nüüd Modashi võrgustiku osa. Jep. Okei. Jep. Ma arvan, et see nišš on igatahes väga hea just reklaamiostjate poolt. Jällegi, kuna ma paar elu tagasi sellega tegelesin, et siis ütleme see 2012-2013 oligi, siis oli Facebook, on ju, Instagrami väga ei olnud. Ja Facebookis oli see ei olnud veel nii, ütleme pigem see ei läinud nagu reklaamirahadega väga kokku sel hetkel, et võib-olla mõned üksikud brändid Eestis katsetasid seda, aga see alati tähendas seda, et sa võtadki kellegiga konkreetselt ühendust, siis üritad aru saada, see oli nii toores maailm sel hetkel, aga kuna see nii jõudsalt kasvas, et siis igati hea niši leidnud nii see Modash kui Promoti, mis nüüd siis on ka Modash. Ei, nad eksisteerivad LinkedInis nii-öelda ettevõttena, et sealt on... Ma just mõtlen seda, et sa ütlesid... et nad nii-öelda LinkedIn ei krooli. LinkedIni profiilid ei ole... LinkedIn, kui sa nagu guugeldad, et kuidas LinkedIni skreipida, siis tuleb välja, et LinkedIn on internetis kõige raskemini skreibitav
veebileht, et nad jah, et noh, sul on võimalik osta neid, kes nii-öelda scrape ivad seda ja müüvad neid andmeid edasi, neid on küll. Ja ma olen mingisuguseid neid trialeid proovinud ja sa saadki seal umbes 5 tükki, mingid 5 päringut kuus tasuta teha. Aga LinkedIni poole pealt on see tehtud ülimalt keerukaks. Et kui sa vaatad kas või LinkedIni oma profiili lehe nagu source'i brauseris, siis sa ei leia seda infot, mida sa ekraanil näed. Jep. Et see on spetsiifiliselt tehnoloogiliselt nagu väga keeruliseks tehtud. Aga sellest Modoshist veel, et neil on see data engineeri kuulutus praegu üleval ja sealt on ilusti näha, et kuidas nad siis teevad oma asja. Et AWS-i peal elavad, Sparki kirjutavad, Pythonit, SQL-i, DynamoDB on siin, Elastic MapReduce, Kinesis ja nii edasi, et selline suhteliselt tüüpiline kodukootud data engineeringu värk. Aga noh, samas neil on skaala, ma arvan, on nii piisavalt suur, et nad peavadki seda nii-öelda, et nad ei suudaks näiteks Databricksile maksta selle vahendamise eest, vaid neil ongi mõtet nagu otse pilvepakkuja neid teenuseid kasutada. Siin on nagu, mul on alati see dilemma, et Databricks, no kui kallis see on, kui sa võtad nagu kõige väiksema klastri ja kogu aeg seda jooksutaksid, siis see tuleb ikka selline, ütleme, võib-olla 1000 euro kanti, kui see jookseks nagu 24/7 enam-vähem, kui ma õigesti mäletan, see oli võib-olla aasta-kaks tagasi. Ja ka samas Databricks on nii mugav võrreldes sellega, et sa hakkad seal, mis seal Amazonis on need mingid EMR ja Glue ja noh, samamoodi on Azure'i ja Google'i peal need on, kus sa saad kodukootud Sparki teha, aga see ei ole nii optimeeritud, sul on ikka vaja mingit orkestraatorit, kõik need muud asjad sinna juurde. Ja ma olen nõus. Et lõppkokkuvõttes sul on võib-olla, ma ei tahagi nagu, ma ei taha otseselt sulle vastu vaielda, aga see teema tõmbab mind käima, et noh, kunagi me Külli Vungiga, eks ole, oli ka see saade, kus me rääkisime sellest, et kas on mõttekam osta või ise ehitada, et see natukene läheb sinna valdkonda, et noh, tegelikult Databricks võib-olla on kallim, kui neid asju on ju otse seal teha, aga see säästab inimeste aega ja inimesed saavad produktiivsemad olla, et noh, mulle tundub mitte, et Databricks ainuke selline tööriist oleks, aga lihtsalt kindlasti üks parematest. Ma arvan, et Modoshi puhul see, mida nad teevad, või noh, et see ongi nende nagu keskne kompetents neid andmeid töödelda. Et noh, Databricks on nagu ülihea selle jaoks, kui sul on nii-öelda mingi tooteettevõte ja sa tahad teha andmeladu ja selle peal nii-öelda tooteanalüütikat või financial analüütikat. Aga et kui su ettevõte tegelebki puhtalt nagu andmete scrape imise ja kantimise ja ühtlustamisega, siis see nii-öelda kasutajale väljapaistev mugavus võib-olla ei ole niivõrd oluline võrreldes sellega, et sa saad oma seal AWS-is, ma ei tea, mingeid torusid jooksutada, mille sees testitakse järgmist mingit seda PySparki lahenduse mingit asja ja et ma arvan, et see kasutusjuht on teine. Või noh, päris erinev sellest, mida tooteettevõte nagu tavaliselt andmelao jaoks kasutaks. Ma ei tea, huvitav oleks kellegagi rääkida seal. Jaa, mul on nagu kõhutunne see, et tihtipeale neid otsuseid tehakse selle pealt, et kellelgi on mingi harjumus midagi kasutada ja võib-olla ei teata ka nii täpselt on ju, mis need, või raske ongi pikemas perspektiivis võib-olla selliseid nõudeid ette näha, et siis valitakse midagi ja sellega minnakse ja siis selle peal ollakse ja siis sinna vaikselt tekib neid klotse aina juurde, on ju, et lihtsalt see keerukus kipub tavaliselt kasvama. Ma just hiljuti üks nendest andmeinfluenceritest, keda ma jälgin, Kahan Data Solutions, ta postitab selliseid mõnusaid lühikesi videoid. Ma olen tükk aega sellega juba ise mingil määral nõus olnud, aga tal oli ka video, kuidas
sama lahendus on-prem versus kõikide pilveteenuste peal, et noh, tegelikult igal pool on need täpselt samad tööriistad olemas, on ju, et miks üldse mingit pilvelahendust keegi valib, et tihtipeale see hind ei ole väga erinev, see funktsionaalsus on suhteliselt sama, et mul on endal tekkinud selline pooleldi hasart, ma ei tea, kas see on korrektne või mitte, et mulle tundub, et vaata paljud ettevõtted, kes hakkasidki umbes 10 aastat tagasi tegema, nemad on AWS-i peal, sest 10 aastat tagasi sul ei olnud põhimõtteliselt teisi pilvelahendusi olemas. Just muud varianti ei olnud lihtsalt. Kes oli umbes selline, jah, 6-7 aastat tagasi võib-olla, või siis need, kes on juba ajalooliselt olnud Microsofti peal, on ju, et kõik Office'i asjad on Microsofti peal, pigem sellised suuremad ettevõtted, ajaloolised, nemad on Azure'is. Ja siis, kes on sellised viimase 5 aasta jooksul, et nemad on pigem Google'is, et kes on viimase 5 aasta jooksul alustanud. Seal muidugi oleneb väga ka sellest, on ju, et kui isegi on viimase 5 aasta jooksul alustanud, et kas need, kes ütleme, arendavad neid rakendusi, on harjunud varasemalt 10 aastat AWS-i peal olema, et siis nemad muidugi ikkagi valivad AWS-i, aga see on laias laastus minu see stereotüüpeide tekitamise funktsioon siin ajus, kuidas ma olen vaadanud, et kuidas kipub ettevõtetel vist olema. Ja minu arust selles mõttes ma olen täiesti nõus sellega ja Microsoftil on, vaata Microsofti on koolides hästi palju. Ja sellest ma nagu järeldan seda, et nad mängivad nagu pikka mängu. Et noh, kui sa oma, ma ei tea, põhikoolist alastas oma koolitöid oled Wordis ja Excelis teinud, no siis sa jõuad a la 10-15 aasta pärast nii-öelda töökohta ja siis seal sa tahad samade tööriistadega teha ja nii edasi. Et selles mõttes see tundub nagu mõistlik lähenemine, kui nagu piisavalt pikka mängu mängida. Jep, ma arvan, et see on suuresti ka õige. Ma tean, minul näiteks on natukene Maci allergia, sellepärast ka, et ma tõenäoliselt olen enamiku elust olnud Windowsi kasutaja või siis Linuxi kasutaja, et Maci peal kuidagi need asjad on liiga teistmoodi, et ma olen 2 korda elus on siuke 2-3 aastat, kus ma olen kasutanud Maci ja iga kord mõtlen, et miks. No jah. Aga noh, muidugi Macil on nagu omad eelised, aga jah. Ma hüppan siis teise sügavasse teemasse siit. Et väga hea. See DBT Labs, neil on oma uudiskiri, Analytics Engineering, midagi. Ja tänases uudiskirjas just oli artikkel, et AI kasutamisest data engineeringus. Enamasti ma ei viitsi lugeda neid, sellepärast, et see on kõik nagu hype ja reklaam. Aga täna just, kuna see saabus õigel hetkel, kus ma olin ette valmistamas ennast meie salvestuseks, siis ma vaatasin sinna sisse ja see oli nagu päris mõistlik artikkel. Kuna see lähenes niimoodi, et mitte, et AI pärast umbes tööd kaovad ära, vaid hoopis selle nurga alt, et okei, aga et kui me vaatame data engineeringu sisse, siis millest see koosneb? Mis on see, mida data engineerid teevad, mis osa sellest on koodi kirjutamine, mis osa sellest on mingi asja konfimine, mis osa sellest on inimestega suhtlemine ja siis vastavalt iga osa kohta sa saad öelda, et okei, et kui mul on nüüd tänapäevased AI tööriistad, siis kuidas see mind nende spetsiifiliste tegevuste juures võib aidata seda pisut kiiremini teha. Ja noh, see tundub juba nagu mõistlik vaade asjadele. See on nagu piisavalt sügavale läheb. Ja nende üks näiteid oligi see, et AI koodi kirjutamise abilised, nagu Cursor näiteks ja Copilot. Ma ei ole nüüd viimase paari kuu jooksul proovinud, aga noh, nende mõte oli see, et kui sa ütled Cursorile, et kuule, et mul tekkis kuskil andmebaasi selline väli juurde, et palun pane see kõigisse minu nagu läbi kõigi DBT kihtide minu andmemudelisse sisse, et siis Cursor võiks nagu sellega ilusti hakkama saada. Ja noh, see on täiesti reaalne asi, millega siis igapäevaselt kokku puututakse ja mis tõesti läheb paremaks selle tõttu. Ja mul on väga hea meel, et nii-öelda nagu sellist realistlikku ja
ja nagu ma ei oska öelda, igapäevaelu tunnetav lähenemine oli võetud sellele. Ma sellega seonduvalt just hiljuti nägin ühes projektis üks senior andmeinsener näitas, mul tegelikult tekkis küsimus, et seal oli tehtud Giti commit'id, kus ei olnud kasutatud meie neid kokku lepitud mustreid siis nii-öelda, kuidas seda commit'i peaks tegema. Kirjutasin talle ja siis ta ütles, et et ta katsetas siin erinevaid AI lahendusi, on ju, et see AI ise tegi commit'id ja siis ta mingi pool tundi näitas mulle seda kõnes, et selline asi nagu, kui ma õigesti mäletan, Roo Code oli äkki. Okay. R-O-O, jah, Roo Code ja see on ka siis selles VS Code'is ja AI agent põhimõtteliselt, saad seadistada AI agendi või noh, sa nagu suhtled temaga, aga ta teeb asju sinu projektis, et sa saadki talle öelda näiteks samamoodi, see oli DBT mingi projektis on ju, et loo mulle need faktid ja dimensioonid ja siis commit'i see Git'i, et põhimõtteliselt andiski niimoodi ette selle, sul oli see õige kaust seal lahti ja siis läks mingi minut või 2 ja asjad tekkisid seal on ju, et ta kuskil seal taustal erineva, noh, sa saad seadistada, et millist LLM-i pakkujat siis taustal kasutad on ju, et oleneb kui kaua aega võtab, et kas see on mingi see rohkem diskuteeriv AI mudel või mitte ja kõike muud, aga kõik failid tekivad, Giti commit'id tekivad, asjad toimivad, et ta väitis, et noh, ta näiteks ei oska veebilehekülgi üldse teha, aga ta tegi ühele tuttavale, sai 20 minutiga teha mingi, noh, selline väga lihtne muidugi, põhimõtteliselt umbes WordPressi template'i laadne, aga mingid kalendrifunktsioonid, et saad book ida kohtumisi ja muud sellised funktsionaalsused olid olemas ka lihtsalt puhtalt selle pealt, et ta toksis sinna sisse, on ju, tead, mis sa tahad ja maksad tõenäoliselt paar eurot selle eest, et need noh, sa pead kogu aeg, eks ole, need API call'id lähevad kuskile mingisse LLM-i, kuigi neid on ka nagu tasuta versioone muidugi, aga tasuta on, seal ei ole seda quotat väga palju ja saab kiiremini otsa, aga lihtsalt natukene kõhe vaatepilt oli selles suhtes, et noh. jah, seda olulisemaks saab selline see human in the loop ehk inimese poolt üle vaadatav asi, et noh, DBT koodi genereerid, et noh, veebilehte võid teha, vahet pole on ju, aga kui sa DBT koodi genereerid ja siis läheb otse nii-öelda toodangusse, siis see päring kuidagi loogiliselt õige ei ole, et siis võib nagu igasugu põnevaid asju juhtuda. Ja. Noh, eks seal põnevaid asju, ma arvan, saab palju juhtuma, aga kindlasti ma selles suhtes olen nõus, et see oli nagu, see on huvitav, et see oli DBT enda uudiskirjas, kus sa seda sarnast teemat lugesid, on ju, et ma näen, et tõesti see ajaline sääst on seal väga võimalik. Eriti kui see on selline lahendus, eks ole, mis näeb su koodi ja selline AI agendilik lähenemine samamoodi tegelikult kiirendab juba seda, et kui ta saab sul kõik need õiged failid õigetesse kohtadesse enam-vähem loodud. Data engineer'i roll on põhimõtteliselt valideerida üle, et kas see, mis sai tehtud, on nüüd õige. Mis tähendab seda enam, et lähiperspektiivis võib olla see, et juunioritel on raskem tööturule siseneda, sellepärast et seniorid suudavad potentsiaalselt palju efektiivsemalt tööd ära teha ja noh, juunioril lihtsalt, kui hakata ka seda AI-d seal kasutama, neid vigu võib kergemini rohkem tekkida. Jep, üks tuttav mainis seda sama asja raamatupidamise töö kohta. Et vanasti oli nagu lihtne, et oled algaja, noh siis sulle antakse nagu lihtsamaid töid. Aga tänapäeval vähemalt Eesti mõttes on, noh,
AI-st räägib, AI-sse ei lähe, aga puhtalt need tööriistad on nagu päris intelligentsed juba. Et siis sellist musta tööd, väga lihtsat tööd ei ole enam selles kohas. Ja siis algajaid on siis vaja nagu rohkem õpetada, et kuidas hakkama saada. Jah. Ma korjasin maja pealt kokku viimase teemana minu poolt siis 3 raamatut, mis mul on kõik pooleli. Aga ma küsin, et mida sa hiljuti lugenud oled, midagi põnevat raamatutest? Mul on praegu olnud lugemise osas, ma olen pigem lugenud teadusartikleid viimased 2 kuud siin aktiivselt, aga ma olen kuulanud audioraamatuid ja viimane, mis mulle väga meeldis, oli Algorithms to Live By, oli äkki selle raamatu pealkiri. Ma olen kuulanud seda, jah. Tead seda? Et see kõnetas hästi, et hästi mõnus kuulata, palju huvitavaid mõtteid oli seal, et see ei ole kõige viimane, aga see on selline, mis jäi meelde siin viimasest 6 ajast võib-olla umbes. Üks audioraamat, mida ma kuulan, aga ma pean selleks suhteliselt ärkvel olema, kuna see on nagu sisutihe. Kas sa sellist tüüpi tead nagu Ray Dalio? Tal on hulk neid printsiipide raamatuid ja siis ma leidsin nüüd ühe, mis räägib, mis on umbes selline, et kuidas maailm töötab. Ja tema mõte seal on pikad tsüklid, et kuidas impeeriumid tekivad ja lagunevad ja see on väga põnev kuulamine. Jah, aga ma ei ole sellega kuigi kaugele jõudnud, kuna see raamat ise on mingi 19 tundi või midagi taolist, et ta nagu võtab asjad jupeks lahti. Siis on mul üks raamat, millega ma olen alustanud, et kuidas kasvatada ettevõtlikke lapsi. Et siin on väiksed mõtted selle kohta ja noh, ta ei ole niimoodi otsast lõpuni lugemiseks, vaid ta ongi vahepeal selline, et lastel on igav, et siis ma saan siit võtta midagi ja umbes soovitada neil midagi teha. Et kohe alguses on selline mõte, et noh, et kui sul on igav on, et aga pane silmad kinni ja tee mõned tiirud ümber enda ja siis näita näpuga kuskile suunda ja siis mine tegele sellega. Et noh, ja see nagu toimib vähemalt ühe lapse puhul. Et tal aeg-ajalt tuleb see meelde, siin mul on igav. Ja siis ma ütlen, et kuule, aga tee seda. Ja siis ta läheb, teeb seda. Et see nagu paned silmad kinni, aga avad mõtteid erinevatele võimalustele. See on, ma kujutan ette, et päris hea harjutus ka täiskasvanuna tehes vahel. Et selle asemel, et õhtul televiisorit või sotsiaalmeediat jälgida, et pane silmad kinni, keeruta natukene aega, siis näita näpuga ja mine sammu sinna midagi tegema lihtsalt. Kui see muidugi teleka peale just ei näita. Sellega on lihtne, meil telekat ei ole lihtsalt. Väga õige. Siis on selline raamat, näed sa seda nime? The Price of Time. Just. See on, jah, The Price of Time ehk aja hind ja mulle meeldivad sellised mingi valdkonna ajalood. Et ma kunagi sattusin kogemata lugema näiteks paleontoloogia ajalugu, mis oli väga põnev, aga ma ostsin seda puhtalt sellepärast, et kaane pilt oli äge. Ja ma olen tegelikult terve hulga neid lugenud ja need on väga huvitavalt enamasti kirjutatud ja see konkreetselt on intressimäärade ajaloost. Ma ei ole sellega kuigi kaugele jõudnud, osaliselt tänu sellele, et see on füüsilisel kujul raamat, mitte audioraamat, aga ma kindlasti jätkan sellega. Et ma olen eraldi lugenud raamatut nii-öelda võlgade ajaloost ka, et need on seotud teemad. See on huvitav. Mul on üks raamat, mis mulle kunagi väga meeldis. Ma nüüd selle nime ei tea, mul on kuskil see olemas. See oli majanduse ajaloost, aga see oli tehtud selline väga-väga mitte populaarteaduslik isegi, vaid ütleme selline natuke laste entsüklopeedia vaibiga, et palju pilte ja selline, aga
mõnus lugeda ka täiskasvanuna, sest sisu oli selline, et no ütleme, laps sellest aru ei saaks, aga pigem. Aga see hakkas nagu kõik erinevad majanduse aspektid lõi väga tahkudeks ja alustades nagu ka juba antiikajast ja kõik see, kuidas need, kes need, mul ei tule nüüd nimed meelde, on ju, aga ütleme 1700 oli see, kes need seal ütlesid, et vabaturumajandus ja siis need malthuusid, kes on ju ütlesid, et inimkond on kõik ressursid juba ära tarbinud, mis on võimalik tarbida, on ju, ja kõik need asjad käidi nagu põhjalikult läbi just selle vaatenurga alt, et huvitav on mõelda, mis teemad kunagi tegelikult olid aktuaalsed või ka kui palju tegelikult tänapäeva edasi on kandunud, et ma arvan, et sellised ajaloo perspektiivi raamatud on iseenesest väga, väga head just, et näha nagu seda natukene suuremat pilti, on ju, et kus me praegu ühiskonnana ja maailmana võib-olla oleme ja kuidas me sellesse ajalukku paarisaja aasta pärast suhestume. See Ray Dalio raamat on ka just räägib tsüklitest, mille pikkus on seal 50 kuni 100 aastat. Ja viimane on selline raamat nagu Job Moves. Et kõlab selline väga eneseabi ja populaarteaduslik, aga tegelikult üks nendest autoritest, Bob Moesta, on selle kontseptsiooni autor nagu Jobs to be done. Sellest sa võib-olla oled kuulnud. Ja see on siis tema uus üllitis, mille kallal ta on 10 aastat tööd teinud ja see ei ole otseselt selle eelnevaga seotud. See Jobs to be done on mingi oma framework, kuidas nii-öelda projekte juhtida ja muud taolist. Aga ta käis seda raamatut ühest podcastist tutvustamas ja siis miks ma selle tellisin füüsilisel kujul on see, et tal on üks põhilisi mõtteid või üks nendest mõtetest siin raamatus on see, et töökuulutustes ja ma tulen jälle oma igasugu lemmikteemade juurde tagasi, et kuidas inimesed tööd leiavad ja kuidas seda analüütika ja andmetööd üldse tehakse, et töökuulutustes nii-öelda demonstreeritakse featuure. Et sa teed nende tööriistadega, sa teed selliseid asju, et need on justkui nagu featuurid. Aga see, kui sa sinna tööle lähed, siis sa saad need featuurid, aga see, mida sa teed, need on kogemused. Ja et seal on, ma ei ole nagu seda läbi lugenud ja mul ei ole häid näiteid otseselt selle kohta. Aga kui ma hakkan nagu sellest vaatenurgast mõtlema, et jah, et see kogemus on ilmselt nagu väga erinev või kindlasti väga erinev olenevalt, et kas sa oled, ma ei tea, esimene data engineer startupis või sa oled 31. data engineer kuskil korporatsioonis ja nii edasi. Et ma loodan, et ta siin kuidagi klassifitseerib neid kogemusi ja õpetab ka seda, et kuidas sellest rääkida. Aga see iseenesest tundub väga äge taipamine. Et nii-öelda töökohtate puhul reklaamitakse seda, et mis need featuurid on, mitte seda, et mis su kogemus on. Aga et nii-öelda kas või reklaami ja turunduse mõttes sul äppi ei müüda läbi selle, et kuule, et sul on single sign-on või mingit tarkvara müüakse, aga kui sa mingit äppi lähed vaatama, siis äpp on ikkagi see, et see on äge ja seal sa saad, ma ei tea, midagi ehitada ja midagi toimetada, et müüakse pigem seda kogemust kui neid featuure. Aga et vähemalt töökuulutuste pool on väga selline, mis ei ole veel sinna jõudnud. Ja, huvitav jah, sest tegelikult täpselt see müügi üks nagu alustalasid on see, eks ole, et ära müü seda toodet, vaid sa pead aru saama, et mis probleemi sa lahendad. Et mis see probleem on, mida nagu klient tahab, et lahendataks. Aga tõesti, kui sa niimoodi ütled ja see sama töökuulutus, mis sa enne näiteks teemaks tõid, on ju, kus sa loetlesid kõiki neid samamoodi featuure ette. Muidugi võib-olla tehniliste inimeste puhul mingil määral on see, et kui ma nagu näiteks peaks kandideerima, on ju, ja ma ei näe, mis tööriistad seal on ja siis tuleb välja, et neil on
MySQL seal kasutusel on ju, et ma nagu väga ei tahaks MySQL-iga tegeleda, et noh, siis see oleks nagu pettumus, et siis ongi, et pigem sa tood nagu head featuurid esile. Aga jah, huvitav igatahes, et kuidas töökuulutused on väga keeruline asi muidugi, kuidas sa nii-öelda, see on nagu müük mõnes mõttes kahes suunas ja väga raske on päriselt ausalt kirjeldada, mida sa müüd ja mida teine inimene peaks müüma sulle või noh, ettevõttele, sellepärast et see on selline sotsiaalne leping ja enne väga ei olegi võimalik vist aru saada, kui asi juba käib. Jah, võib-olla see on hea koht, kus otsad kokku tõmmata ja minna reaalselt raamatut lugema. Jah, kogemust saama, mitte ainult raamatu featuuridest rääkida. Jah, selles mõttes, et oranž raamat on ja mitusada lehekülge, aga ma arvan, et see kogemus, mis ma sellest saan, on toredam kui see featuur, et see on oranž. Väga hea. Aitäh, Lauri, väga tore oli. Aitäh. Tšau. Andmed.